Öö, Järta! Disc golf my niggers. Nonii. Ühesõnaga, võtame kokku siis Järta raja, mis siin sai, kuidas mulle meeldis või mitte kuidas mulle meeldis, aga kuidas vastavalt siis hinnangu kriteeriumitele iseloomustame seda rada siis. Ja kõigepealt jällegi tutvustame meie kohtunikke. Margit räägib meile siis, kuidas on rada filmimise seisukoha pealt. Siis Kristo, Raigu Kristo räägib meile siis, kuidas siin saaks suurvõistlusi teha või mis siin kus siin. Ja mina räägin siis, kui sükasõbralik see rada on ja kuidas ta sobib algajatele. Ja siis on meil härra Burrito maskis. Ja tema räägib siis, kuidas on hea kord, kellele saab kitarriga kuklasse panna, kuidas rajamärgistus on ja kuidas sa leiad ühe või teise raja üles, et kas on arusaadavus pargis nagu olemas. Nii, aga palun Margit, et kuidas on siis rada filmimise seisukoha pealt? Vot, päris hea. Ma paneks kohe, kas ma võin punktid enne ära panna? Ma panen punktid enne ära, ma panen 9. Oho! Alright, päris hea. Ja mis andis mulle lisapunkte on lillad korvid. Fancy. Korvid. Et see andis kohe värvi metsa vahele ja jääb kaameras ilus ja no tegelikult oli äge. Et võib-olla ainuke, millest 10 ei saanud, on see, et hästi palju oli kõveraid radu. Ma lihtsalt oli nii raske ketast jälgida, nad läksid kohe kuskil kaarega ära. Et ma pidin siis kas kuskil keskel või tegelikult on see 2 kaamera rada. Siis oleks ideaalne, et üks filmib nagu korvi juures. Aga 9. 9, väga armas. 9 punkti. Nonii. Ja juhtima see rada veel ei lähe, aga kohe vaatame. Kristo, kas eilsest 1 tuleb parem õnne? Nii, alustan kõigepealt sellest, et Järtal esimest korda mulje super hea suurvõistlusi korraldada. Näen, et siin oleks potentsiaali teha väga head võistlust, väga kõrgetasemelist võistlust. Natukene tuleks vaeva näha, ütleme siis tiialade asetustega, et tekitada pikemaid radu, aga ise Järta tehniline super hea rada annan, kuna lihtsalt ongi, et praegult on meil ainult üks layout siin paigas, annan 6 punkti. 6 punkti, väga hea. Läheb samas rütmis nagu meil 4. päeva rada, mis meil 4. päeva rada oli? Tartu, siis tuli Otsekas, Võrksotsakas, Tõrva, Viljandi. Tõrva oli jah, Tõrva oli, ehk siis samas satsis läheb ja ütleme, mina siis räägin, kuidas sükasõbralikkuse algajatele, kuidas siis sobib, et sükaga saab siin enam-vähem läbi, aga süka hinna tuleb sinna 8 kanti, ütleme siuke 8,07. Aga algajatele on see väga sõbralik rada, väga kihvt rada ja kokku saab siis ta, ütleme algajate poole pealt, siit ikkagi, siin mõned rajad on, mis on pikemad, aga nad on ikkagi nii palju avatud või nii palju mõistlikud, et algaja saab siin selle pikaga ka nagu enam-vähem hakkama. Aga lükkame siis selle umbes sinna 8,75 peale siis koos algaja sõbralikkusega. Päris hea. Pretty good. Pretty woman, niimoodi. Ja härra Burrito, shoot, mis on hea kord, mis on rajamärgistus, arusaadavus? Nii, hea kord on selline, et ma alustan natukene kaugemalt, et see rada asub Pärnu ja Tallinna piiri peal, et Järta võib-olla ütleb midagi, aga ta on kohe Märjamaa vastas. Siia tulek on suhteliselt lihtne, Google Mapsiga leiad selle kohe üles. Siin ees on suur park ja võib-olla Margit hiljem teeb sellest väikse ülevaate ja monteerib sisse. Siis siin on meil harjutuskoor, kus me oleme, siin saab harjutada putimist alguses. Ja siis kui hakkad rajale minema, siis esimene rada on kohe harjutuskoori juures. Ja et Järta raja peal ära ei kaoks, siis on see tehtud üpriski kompaktseks. Peale äraputimist teise raja tiiala on suhteliselt lähedal ja niimoodi saad terve raja lõpu peale teha. Puhtusest raja, kõik oksad on sisuliselt ära koristatud. Võib-olla ainukeseks miinuseks on see, et ei ole prügikaste, et palun, kui teil tulete oma joogi või millegagi, siis võtke prügi ilusti kaasa. Sest kaardi juures on prügikast olemas, seda me näeme siit praegu. Jaa. Pärast saate ära visata, jah? Rajakaardid on suhteliselt täpsed, nad näitavad ära, kus rada läheb ja selle järgi orienteeruda rajal on üpriski lihtne. Ja ära eksimisvõimalust eriti ei olnud. Hinna, mina paneks rajale hindeks 9. Seda selle tõttu, et rada on väga mitmekülgne, on
eeskäeviskeid, tagantkäeviskeid, eeskäeannukaid, tagantkäeannukaid saab putteriga visata. aga sa hindad tegelikult head korda, märgistust ja arusaadavust. see on 9, on päris hea tegelikult. Siis ma annaksin 7. 7 punkti. 7 punkti! 7 punkti, hurraa! jaa. 30,75 on nii-öelda kriteeriumite järgi selle raja väärtus siis selle tuuri jooksul, aga siin on alati jällegi seesama et me hindame mingeid teatud aspekte, Täpselt. aga rada ise on külastamisväärt. Ehk siis see 60 kilomeetrit Tallinnast või 60 kilomeetrit Pärnust või paarkümmend kilomeetrit Raplast ei ole mitte mingi maa selle fun'i koha pealt, mida te siin saate, et see on tegelikult ka on äge on mängida, tulge siia ja laske kettad lendama, sest tüdrukud juba tulid kolmekesi ja siin ikka käib tõsine action ja nagu meie maski härra Burrito ütles, siis parkla on siin super hea, et sellist teist parklat nagu siin väga naljalt kuskilt ei leia, et siia ikka mahub, ütleme nii, et tippen-toppen, tehke rajakaardist pilt. Ja, tulge Järtale, Järta rada on super hea rada, kiidan. Igal juhul. Aitäh! Näeme juba järgmistes kohtades.